Tere kõigile! Väga hea meel, et teid on kogunenud siia nii palju vaatama meie väikest paneeldiskussiooni. Täna meie teemaks on pettused. Vaatame, mis siis täna pettuste maastikul toimub. Avame seda teemat. Anname kindlasti mõned soovitused ja toome näiteid. Mina olen Veiko, igapäevaselt töötan Luminor pangas, kus minu tööks ongi pettuste tõkestamine. Aga täna on mul hea meel olla siin paneelis moderaatori rollis koos kahe kaaslasega. Minu kõrval on Kätlin Kukk. Kätlin on inimene, kes on pettuste ennestamise valdkonnas tegelenud aastaid sellega, kuidas pettusi võimalikult varakult märgata ning nende läbiviimisesse sekkuda. Tema vaade tuleb just panga praktikast. Miks inimesed pettustega nii palju jagavad? Miks pingoode sisestavad petturite palvel? Miks kiirustatakse? Ja millal mõistus justkui korraks tunnelisse läheb? Kätlin toob elulisi näiteid. Ta oskab hästi selgitada, et pettused ei ole mitte üksikute inimeste probleem, vaid olude kokkulangemisel võivad pettusohvriks langeda täiesti tavalised inimesed. Lisaks on meiega ka Hannes Kelt Politsei- ja Piirivalveametist. Hannes on inimene, kes näeb iga päev väga lähedalt, milliseid nippe ja skeeme petturid parasjagu punuvad. Ta on kindlasti üks Eesti tuntumaid pettuse ja küberkuritegevuse eksperte, kes ka regulaarselt avalikkuses selgitab petturite uusi skeeme ja nende ohumärke. Kui kuskil levib mõni uus petukõne, õngitsuskiri või üleüldse mõni uus ja veenev skeem, siis suure tõenäosusega on Hannes ja tema üksus selle uurimisega juba alustanud. Ta oskab hästi seletada, kuidas petturid mõtlevad, miks nad tihti edukaks osutuvad ja mida peaksime meie kõik tegema, et nende lõksu mitte sattuda. Nii, meil oli enne kokku lepitud, et teen nende kohta lühikese tutvustuse ja kõigepealt küsiksin, kuidas välja tuli. No minu meelest päris täpne, et me vist mõlemad oleme suhteliselt kirglikud ja ka Veiko sina, kirglikud nii-öelda pettuste vastu võitlejad ja ütleme, et vastane on tugev ja väljakutse on meie kõigi jaoks, ma arvan, eranditult ja lepiti minuga, et eranditult väga sihuke suur ja no ma ei tea, tahaks ilusate sõnadega alustada, aga ma alustan, et mulle tundub igal juhul tulevik väga tume selles vaates. Proovime ilusamalt siis. Aga Ilusta. Ilustame. Väga palju tõesti ei saa, et sellega tuleb nõustuda ja ma arvan ka täna oleks vastutustundetu maalida ilusaid pilte, et see, mis tegelikkuses need isikute grupid ja need jõud, mis meie vastu tegutsevad, mis teie vastu tegutsevad, on päris võimsad ja päris palju julgust ka aastatega saanud ja nii-öelda pettuste vähenemist kindlasti ei ole näha. Aga selles mõttes Veiko ütles väga hästi, et mis võib-olla minu roll on ja mis mulle ka väga meeldib, on teada saada just, kuidas see pätt ise tegutseb, et mis on nagu tema käitumismuster. Et me võib-olla Eesti-siseselt oleme päris osavad vaatamaks, mis saab siis, kui tegu on toimunud, kannatanu on raha ära kandnud ja mis sellega siis toimub, aga mis käib päti peas, et kuidas teda mõjutada, et see on võib-olla selline uus suund, kuhu ka politsei proovib rohkem energiat panna. Just. Kuna meil on täna aega ka küsimusteks, siis proovime neile võimalikult palju vastata. Ehk siis, kui kellelgi on siit küsimusi, siis palun andke julgesti käega märku. Me toimetame teile mikrofoni ja siis proovime kõige paremini sellele vastata. Aga kuna ikkagi tegemist on täna pensionipäevaga, siis Kätlin, ma küsiksin võib-olla sinu käest alustuseks seda, et pankadel on erinevad näiteks investeerimistooted, mida siis inimesed saavad julgesti kasutada, helistades panka, tulles koha peale ja nii edasi, saades nendest rohkem teada. Küll aga investeerimispettused on olnud aasta-aastast tugevalt pildis, nende kahjud
siis nii-öelda ühe juhtumi kohta on võrdlemisi kõrged, eriti just paljude teiste pettuse liikidega võrreldes. Miks sa arvad, miks inimesed võib-olla ei tule otse panka küsima mingit head nõu, näiteks kuidas ma saan investeerides kindlustada oma pensionipõlve, vaid lähevad just selle nii-öelda vastupandamatu pakkumisega kaasa, mis tuleb täiesti tundmatus kohas, täiesti ootamatult ja lubab kiiresti rikkaks saada. Mis sa arvad, miks see nii on? Kindlasti üks peamine põhjus ongi see kiire rikastumine. Nad ju pakuvad ulmelisi tootlusi, mida pangad elu sees kunagi keegi ei paku. See on üks punane tugev lipuke see, et kui sulle pakutakse ikkagi seda tootlust, millesse iganes sa siis investeerid, siis nende jutu järgi, siis see peaks võtma selle sammu nüüd tagasi ja panema teid sellele pakkumisele rohkem nii-öelda tausta vaatama. Mis asi see on? Küsida rohkem fakte selle kohta, mis ettevõtte, kontrollida selle ettevõtte tausta, uurida selle kohta, meil on ChatGPT, kas teda alati usaldada saab, aga ma arvan, et abiks igal juhul, uurida tema abiga seda, millesse ma investeerin, kas see on adekvaatne, mida mulle räägitakse, kõike seda, mitte kohe minna selle esimese kõnega kaasa, et muidugi paneme kohe mängu 250 €, alustame vaikselt, sest on öeldud ju, et alusta ikkagi niimoodi rahulikult, on ju. Ja siis need summad järjest lähevad suuremaks. Mulle meenub siin kohe üks, ma arvan, mingi 1,5 aasta tagune juhtum, kus me avastasime ühe kliendi kahtlased kanded ja selleks hetkeks, kui mina ta kutsusin vestlusele endaga ja üritasin talle siis selgitada, et kuulge, mul on kahtlus, et siin on petuskeem, siis ta oli kaotanud, ütleme, ma arvan, et ma võin öelda kaotanud juba praktiliselt 500 000. Ja siis sellel hetkel, kui ma ütlesin, et okei, et kui sa mind ei usu, et see on petuskeem, sest kõik need tegevused, mida ta mulle siis näitas, üheselt väga sobisid sinna petuskeemi süsteemi. Ja siis, kui ma ütlesin, et ole hea, aga hakka nüüd raha välja küsima. Vaata, mis siis juhtub. Ja kui juhtub see, et hakkab venitamistaktika ja mingid siuksed erinevad põhjused, miks seda raha ei saa välja maksta, siis sa oled veendunud, et tegu on pettusega ja kahjuks pole midagi teha, sa oled 500 000 kaotanud. Meil ei kokkulepe, et ta annab mulle teada, kuidas tal siis see raha kättesaamine läks. Senimaani minul temaga kontakti ei ole olnud igal juhul, et ärme lasse ennast meelitada sellest ilusast Pudrumäest, Piimajõest, mida meile pakutakse ja veel ka see, seda pakutakse meile. Minu küsimus on alati investeerimispettuste puhul, miks keegi suvaline tahab mind rikkaks teha? Hea küsimus, ehk siis saame lühidalt kokku võtta, et kui miski on liiga hea, et olla tõsi, siis seda ta pole. Siis ei ole tõsi, siis see on pettus valdavalt. Ehk siis kiiresti rikkaks saamine, öelda lotovõit, kui keegi tuleb sulle pakkuma läbi investeerimise, täiesti tundmatus kohas, see on ikkagi suure tõenäosusega pettus. Täpselt, et suurema tõenäoliselt on reaalsem lotovõit, kui see suur rikastumine läbi selle võimsa investeeringu, kuhu te kõik oma säästud panete, tõenäoliselt ka laenate juurde sõpradelt, tuttavatelt, võtate kiirlaenu ja nii edasi. Just, peab nõustuma sinuga. Aga Hannes, vaadates nüüd seda poolt, palju tulevad inimesed pärast siis nii-öelda pettuse ohvriks langemist politseisse, oskad sa näiteks siia tuua välja natuke statistikat, et mis statistika meile räägib? Mis skeeme te vaatate, mis need lõiked omavahel on, palju inimesi näiteks nii-öelda teie juurde üldse tuleb ja kuidas sellega teie poolt vaadatuna on? No, statistika on alati niisugune tore asi, et ükskõik mis nurga alt sa vaatad, alati sa saad erineva tulemuse. Aga ma arvan, kõige olulisem siin on võib-olla üldse alguseks tähelepanu juhtida sellele, et kui me räägime pettustest, kelmustest, need mõisted on hästi palju, aga need skeemid seal sees on väga erinevad. Need isikud, kes igat skeemid toimetavad, on sageli erinevad ja nende toimepanemise mehhanismid, lõpuleviimise mehhanismid, raha kättesaamise teekonnad on sageli erinevad. Ja meie proovimegi neid siis ka erinevaid skeeme sellisena nii-öelda arvet pidada nende üle. Võib-olla
kõige suurema sellise tõusu statistilises mõttes viimase 5 aasta jooksul on teinud tavaline telefonipettus, kus keegi helistab, mängib mingisugust ametnikku, pangatöötajat, politseinikut, RIA töötajat või mingit elektrikut, et telefoni teel räägitakse inimene ära. Et sama nagu ennem oli siin juttu sellest investeerimise ettepanekuga kaasa minemine, et seal on mul nagu sama mõte tavaliselt inimestel, et kui ma hakkan endale uut autot ostma või uut arvutit võib-olla lapsele, siis enamus meist tegelikkuses läheb internetti ja hakkab uurima, et noh, minu hinnaklass on selline, millised asjad on olemas, mis on head, mis on halvad, et kuidas seda valida, et sama on kõikide nende asjadega, et kui ma hakkan kuskile investeerima või ma hakkan mingisugust raha kuskile kandma, siis tegelikkuses see on sama olukord, ma peaksin mõtlema korraks läbi, et mille jaoks tegelikkuses vajalik on. Aga jah, numbritest rääkides, siis 2020 aastal oli circa 300 telefonikelmuse juhtumit, et eelmine aasta oli meil registreeritud 860 kahjuga juhtumit ja kahjusid statistikaliselt sõltub natukene ka sellest, palju parajasti sel aastal inimestel raha oli, kes kahju kannatasid. Aga kahjud tegid läbi 3-kordse tõusu, et 3 miljonist sai 5 aastaga 11,5 miljonit, et ainult selle ühe kitsa nii-öelda kelmuse skeemi raames. Et siin seal juures teine väga suure selliste kahjudega, suurte kahjudega kelmuste valdkond ongi investeerimispettused, et need on tavaliselt sellised teistsugused, nad ei ole üles ehitatud kiirele tunni-kahesele telefonikõnele inimesega, aga nemad on üles ehitatud sellele, et inimest hoitakse kuid sellises pettuslikus mullis, kogu aeg jäetakse seda muljet, et raha muudkui kasvab ja kasvab ja kohe praegu on vaja sisse panna veel raha, muidu jääb järgmine suur selline boonus saamata. Et see on teinud samamoodi, mitte küll päris 3-kordset tõusu meie vaates, aga sellise 2-kordse tõusu viimase 5 aastaga. Et kuigi vastutegevust tehakse mitte ainult Eestis, mitte ainult riigi poolt, kõikide koostööpartnerite poolt, aga kahjud ikkagi ja juhtumite arv tõuseb, et see näitab taaskord seda, et meie vastas on väga teadlik tegutseja, mitte niisugune juhuslik õngitseja, et äkki õnnestub täna natuke raha saada, et võib-olla see on ka selline kõige tüüpilisem viga, mida tavainimene teeb, mida üldjuhul meile ka tegelikult ülekuulamistel kannatanud sageli räägivad, on see, et ma ju tean, et pettused on olemas. Ma ju tean nendest kõike, ma olen nendest kuulnud, ma olen nendest lugenud, ma olen mingid loengud saanud, aga sel hetkel ei suuda nagu kokku panna, et selle vastu ongi siis vaja mõista seda, et nad päriselt sihivadki sind. Et enamus inimesi arvab, minuga seda ei juhtu. Et need on ju mingid rumalad, kellega see juhtub. Uskuge meid, kannatanute hulgas on väga aktiivseid ühiskonnaliikmeid, kõrgelt haritud, isegi finantsvaldkonna inimesi igast elualalt, et ohvriks saavad kõik langeda ja see ongi võib-olla minu poolne selline põhiline sõnum, et uskuge mind, igale Eesti inimesele on pettuse skeem olemas. Küsimus on, millal selle õigega just teieni jõutakse ja kas sa sel hetkel oled valvas. Ma võin siin ühe oma kogemuse, mis just Hannese jutu jätkuks, nagu see juhtus eelmine nädal. Ma asendasin kolleegi ja juhtus olema just nagu ülikiire päev. Selle nädala, ma arvan, kõige kiirem päev. Teemad tulid kolleegi laualt mulle, millest ma väga kursis ei olnud, nagu kuhjus. Ja juhtumisi sellel samal päeval tegi meie IT-turvalisus meile siis nii-öelda siukse õngitsuse kontrolli. Ja mis te arvate? Ma vajutasin sinna peale. Ja kui ma senimaani olen kogu aeg hästi pingsalt vaatan seda, et okei, mis aadressilt, et eriti siis, kui selle meili kaudu näiteks hakataksegi küsima mingid andmeid on ju, või millegi allalaadimist. Et vot see on see koht, kus peaks küll koputama endale õlale, et kuule, nüüd lükka see natuke sinna eemale, et sul on aega süveneda, kontrollida kõik ära need faktid, ennem kui sa lähed ja teed seda midagi. Ja ma tajusin seda,
miks inimesed satuvadki sihukestesse olukordadesse, et selleks sa ei peagi olema rumal, on ju. Et see lihtsalt see sobib. konkreetne eluhetk sul. Täpselt seesama hetk lihtsalt, et mul oli kiire, mul oli kuhjunud, mul asjad ootasid, jah, ma olin mingid asjad ära saanud, ma tahtsin, et see postkast ka seal vähemaks saab, on ju. Ja ma läksin ja ma tegin seda ja siis mõtlesin, et okei, nüüd ma teen 5 koolitust järjest, on ju. Õnneks oli see nagu, ütleme, hea juht jälle tuletada endale meelde, et sa ei saa valvsust nagu mitte kunagi kaotada, sa pead suutma nagu kuidagi jaotada just pettuste mitte ohvriks langemise vaates oma tegevused nii, et ongi kõik see, mis vajab millegi allalaadimist, mingite PIN-koodide kinnitamist, midagi sihukest, mis tegelikkuses vajab rohkem nagu süvenemist, kontrollimist, siis lükka need asjad eemale ja tegele nendega siis, kui sul reaalselt on aega sellesse süveneda. Nii et pettused on kõigi jaoks. Lihtsalt kiire küsimus võib-olla kõigile, kes tahavad korraks kaasa mõelda, et käsi püsti, kui teie ülemus ütleb teile, et tee see tööülesanne, kui paljud teist küsivad ta käest, miks? Või miks mina? Või te automaatselt kohe lähete seda täitma? Et reeglina tegelikkuses sellistes hetkedes, kui keegi tuleb ja ütleb hästi kiiresti praegu, just unusta see kõik ära, mis sa praegu teed, võta nüüd see tööülesanne ja mine hoopis tee see ära minu jaoks, mul on vaja, et sa praegu selle ära teeksid. Enamus inimesi me selle juurde mõtleb, miks, et mul on praegu see pooleli, ma ei saa. Et tegelikult see on sama olukord, on ju. Tuleb see kiri, tuleb see kõne, keegi ütleb hästi kiiresti, minu meelest see on tänapäeva pettustesse nagu kõige tugevam essents, et hästi kiiresti, just praegu nüüd kiiresti kohe on vaja midagi teha. Ja väga sageli ongi meil mitu asja nagu samal ajal, me mõtleme nagu ühe asja peale, me teeme teist asja, kolmandat, et see on see tänapäeva, miks ma arvan ka, et palju inimesi selle pettuse õnge läheb, ongi see, et meil on seda tegevust lihtsalt nii palju selles ühes päevas, et ma ei tea, võib-olla me magades ka tegeleme mingite sihukeste erinevate asjadega samal ajal, et pettuste vaates aitab see väga palju, kui me suudame nagu kontrollida seda, et me ei kuhja nagu nagu erinevaid tegevusi, mis meilt võtavad tähelepanu ära, et me ei kuhjaks neid, et me proovime kuidagi rohkem neid niimoodi hoida eemal teineteisest. See aitab päris palju. Absoluutselt. Aga meil on tulnud üks huvitav küsimus sisse, et ka praegune meie paneel tegelikkuses ju nii-öelda kannab teadlikkuse tõstmise eesmärki. Et me oleksime teadlikud, et nagu me just mainisime, et igaühega võib see juhtuda, igaühte meist katsetatakse, mis ajahetkel see on küsimus. Ja me toome siin just väga palju näiteid, et statistiliselt on tõusnud juhtumite arv, kahjude arv ja nii edasi. Aga ka see, et pettusi niivõrd palju viimasel ajal, eriti on hakatud rohkem kajastama. Mis te arvate, kas see võib-olla võib suurendada ka siis nii-öelda petiste arvu, ehk siis vaadatakse, et see on väga just nii-öelda kasumlik tegevus, mida teha. Kui ma lähengi panga juurde jutuga, et kuulge, et ta rikkaks saada, pank ütleb, et jah, teeme. Saad rikkaks, aga mitte nii rikkaks, kui sa pikka maja jooksul, kui sa siis nii-öelda oskad seda investeerida. Aga ütleme niimoodi, ratsarikkaks saada, võib-olla siis peaks hoopis petturiks hakkama. Mis te selle kohta ütlete? Hannes, kindlasti sul on midagi head mõelda. Ma arvan, et see saladus on ammu avalikuks saanud, et kelmustega on võimalik rikkaks saada. Et täna on ikkagi puhtalt, ma arvan, meie kõigi pingutuses selles suunas, et rohkemad inimesed teaksid, et mis asi see pettus üldse on ja millised need skeemid on. Et siin ei ole varjata mitte midagi ja vastupidi, et kõigile teile südamele lähete siit ära, kes te olete juhid, ettevõtte omanikud oma tutvusringkondades, küsige inimeste käest, kas te olete kursis nende asjadega. Et täna ei ole see koht, kus mõelda, et äkki ma õpetan neid, sellepärast, et nad on selle selgeks saanud. Ja see nii-öelda laviin on tegelikkuses lahti, vesi on tammi tagant välja saanud. Et võib-olla statistikast jälle siia juurde tuues, et eelmine aasta oli oluline tõus tegelikkuses siis ka telefonikelmustes ja see oli ennekõike sellepärast, et avastati nii-öelda eesti keele töötajad nendesse siis kuritegelikesse gruppidesse. Ja seal oli ikkagi väga selge ja suur tõus kohe kahjude hulgas, et nad laienasid nii-öelda oma potentsiaalsete kannatanute hulka. Ja see tegelikkuses näitab seda, et meie vastane, antud juhul petis,
kogu aeg mõtleb selle peale, kuidas oma nii-öelda ettevõtet veel edukamaks teha, et kui keegi siin on ettevõtte juht, kogu aeg mõtlete innovatsiooni ja efektiivsemaks ja inimesi targemaks ja oskusi paremaks ja et seda teevad nemad ka. Ja nad väga hästi tulevad kõikide selle teemadega kaasa, mis on aktuaalsed. Täna me räägime pensionist, just oli tuludeklaratsioonide aeg veel kestab, et kõik siuksed teemad tulevad aktiivselt laua peale ja nad on sellega väga kursis. Ehk siis täna ei ole mõtet arvata seda, et keegi loeb internetist, Delfist artiklit, et petturid helistavad, et ma hakkan ka siis proovima. Et need helistajad on juba piisavalt palju. Ja see ahvatleb ka väga palju noori, et kui me vaatame, et kui me mõtleme, et võib-olla ka sedapidi, et noortelt ei ole midagi võtta, siis noori saab jälle skeemis kasutada rahakulleritena, nende simbokside toimetajatena, et kõigile jagub midagi, et keegi just, ja see on ka selline hõlptulu, mida ju noored lähevad väga sageli just seetõttu teenima, et ma ei viitsi käia seal mingi 9-5 tööl, mul on lihtsam minna teha seda kelmust ja ma teeningi palju rohkem, on ju. Et nende vaates on nagu absoluutselt igale nii-öelda ka vanuse grupile midagi pakkuda, et kellelt me varastame, keda kasutame tööks, kelle kontosid kasutame nii-öelda raha liigutamiseks. Et see on väga siukene hästi läbimõeldud, ma tahaks öelda ettevõtlusvorm, aga ta on seda. No aga ta on, jah, selles suhtes ta on. Absoluutselt seda ta on. Ta lihtsalt on illegaalne ja rikastub puhtalt siis nii-öelda varastamise kuritegevuse teel. See paralleel on täiesti ühene, et tarneahelad hästi soodsaks ja efektiivseks pannakse kokku asju, et kõige vähem teadvad kullerid toovad raha ühte punkti, see üks isik viib laiali. Et kõik need süsteemid on loodud täpselt samamoodi nagu tavalist ettevõtet üles pannakse. Ainuke asi on selles, et nemad nagu kellelegi ei maksa, et nad ainult võtavad. Et nendel on puhas kasum alati. Just, et paraku me silmitsemegi, olemegi vastu täitsa teise tööstusharuga, kui meil on omalt poolt kõik struktuurid, mida me täiesti igapäevaselt parandame ja täiendame, siis petturid teevad oma vastukäike. See ongi selline nii-öelda igapäevane malemäng kahjuks. Ja sellepärast vist võib ka väita, ma ei tea, kas te olete minuga nõus, aga pettuseid täiesti nulli me kindlasti ei saa, sest see on tänapäeval liiga suureks juba paisunud. See käibed ja kasumid, mis nii-öelda sellega teenitakse, on liiga ahvatlevad, et see võib-olla risttasubki ära. Ja kui me vaatame võib-olla isegi karistuste aspektist, siis tekib ka küsimus, et kui palju me näeme täna võib-olla just meediapildis lisaks neid edulugusid, mis lõpevad mingi reaalse karistusega. Nii, aga kuna tänane on ka ikkagi pensionipäeva formaat, siis on tulnud veel üks küsimus just eakate kontekstis. Ja kuna me just rääkisime, et pettused puudutavad meid kõiki, olenemata soost, vanusest, siis kas peaks olema just mingisuguste skeemide suhtes valvsad eakad inimesed? Et Kätlin, mis sa oled oma praktikas tähele pannud? On midagi sellist, mis just toimib eakate puhul, mis näiteks ei toimi noorte või siis muus vanuses inimeste puhul? Ma olen tähele pannud, et kindlasti 65+, tegelikult tugevam kahjude kandja on ka juba alates 50-ndatest eluaastatest, aga 65+ on kindlasti meil kõige haavatavam sihtgrupp ühiskonnast ja just seetõttu, et nad on käinud nii pika muutuste teekonna läbi ja need muutused on nii kiired, need on nii kardinaalsed, et nad ei arusaadavalt nad ei suuda sellega nii-öelda kohaneda ja sealt need kitsaskohad tulevadki. Mis ma võib-olla üleskutsena ütleks, et kuidas nende eakateni ka me ise kõik saaksime jõuda, et ma usun, et meil on vaatajate hulgas väga erinevates vanusegruppides inimesi siin täna kohal. Palun viige ennast nii-öelda kurssi nende petuskeemide olemusega. Kui te ei oska neid otsida guugeldades internetist, mida tõenäoliselt igaüks ei peagi oskama, siis näiteks pankade kodulehtedel on kõik ilusti välja toodud, need põhiskeemid, mis meil Eestis toimivad, kuidas neid ära tunda. Viige kurssi ennast nende asjaoludega, sest te ei oska midagi ära tunda, kui teil ei ole teadmisi selle kohta, mis see oht on ju.
et vihke selle ohu nii-öelda aspektidega ennast kurssi ja ma ütleks, et üks meie pensioni või pensionipõlve suur oluline osa on ka nii-öelda pärandvara. Ja vaadates tänases pildis, kuidas eakaid pannakse kortereid müüma, sääste kaotama, siis see on see eesmärk, et kõik, kes me siin oleme erinevast vanuse nii-öelda grupist, võtke see teadmine, nooremad eelkõige võib-olla, võtke see teadmine, töötage see läbi ja viige oma järgnevatele põlvkondadele, et teil pensionipäeval või ütleme, oma pensioni ajal oleks midagi siukest ka, mis teil tuleb pärandvarana lõpuks nii-öelda sinna pensioni kukrusse, mida te saate siis ise nautida või kasvatada või mis iganes te sellega teha saate. Sest et ma arvan, et see siuke raha varastamine kindlasti ei lõppe, on ju, ka see kinnisvara ja olen näinud ka siin juhtumeid õige hiljuti, eelmine kuu oli, kus mindi siis ka nii-öelda mitte kinnisvara, vaid siis nii-öelda aktsiaid müüma. Et oligi tehtud juba müügisoov ära, selleks järgmine päev siis nii-öelda aktiivseks läinud. Ehk kaotada on võimalik petturile kõik, mis sul on. Sa võid jääda täiesti valjaks. Ja ka seda, mida sul ei ole, sest võetakse ka laenud peale. Just, et ka kohustused just, tulevad. Et mitte ainult, et sa jääd ilma sellest, mis sul on kogutud, sa jääd ilma võib-olla sellest, mis sul terve perekonna peale on nii-öelda aastatest ja põlvkondadega kogutud, vaid tegelikkuses on võimalik petturitele kaotada väga lihtsasti ka raha, mida sul veel ei ole, ehk siis sinu nimele võetakse. Ja pärida see juurel näiteks võlgnevused. Et seetõttu on see väga oluline, et me just võtke nooremad endale see rohkem südameasjaks, et oma vanemaid, vanavanemaid harida sellel teemal, viia nad kurssi, selgitada neid olukordasid ja võib-olla siis natuke omakasu eesmärgiga, et teil oleks ühel päeval midagi, mida näiteks pärida, on ju, ja nautida siis seda oma pensionipõlve aeg. Just. Tuntakse huvi ka meie enda vastu. Et kas me ise oleme saanud petukõnesid või puutunud kokku mõne muu petuskeemiga. Ja kuidas Mina vist olen vastanud sellele juba. Ja kuidas me oleme siis reageerinud. Et kui just petukõne konteksti tulla, siis jah, olen saanud õnneks 1 või 2 korda, aga kõige parem lahendus minu arvates oli see kõne ära panna. See on kõige mõistlikum otsus, et ei ole vaja jääda sinna pikkadeks minutiteks, tundideks oma aega raiskama ja siis petturi aega samamoodi lootes raisata, et mida vähem sa annad võimalust tal nii-öelda ennast ümber oma sõrme keerata, seda parem. Aga kuidas näiteks, mis oleks teie soovitused veel, mida näiteks teha siis petukõnede puhul, et neid, kui sa neid saad või mida teha mitte saada? Ma võib-olla olen erand siin selles mõttes, et minu töö on tegelikkuses teada saada, kuidas see pätt mõtleb, mida ta pärasti praegu teeb ja sellepärast, et iga kord, kui mina sellise kõne saan, siis ma proovin nii kaua kui võimalik nendega vestelda. Mul on enda alias välja mõeldud ja ma proovin teada saada, mida nad küsivad ja mida nad täpselt tahavad, et mina teeksin. Ja näiteks ka õngitsuslinkidega tegelikult aktiivselt jahin neid, mitte ma ei oota, kuni mulle üks meiliboksi tuleb, vaid me neid õngitsusveebilehtega täiesti aktiivselt, proaktiivselt jahime. Et selles mõttes puutun kokku küll, aga teise nurga alt, aga ma kindlasti ei soovita, tõesti, ma nõustun sinuga, et kõige parem on tuleb tundmatult numbrilt, keegi helistab nii, kui ta ütleb, et kiiresti on vaja midagi saada või hakkab sinu isikuandmeid sinu kohta küsima, siis tegelikkuses mina ütlen julgelt, vajutage telefon kinni, et politseil on küll ja küll neid kõnesid, kus meid ei usuta, pannakse kinni, aga mul on hea meel, et keegi on õppinud midagi, et julgege nahaalselt kinni panna. Just. Ja kuna kahjuks hakkab meie aeg otsa saama, siis tasubki tänaseks otsad kokku tõmmata. Meelde tuletada seda, et kui kiirustatakse, survestatakse ja olukorrad, mis tekitavad emotsioone, sealt tasuks pigem taanduda, mitte teha rutakaid otsuseid. Aga aitäh teile! Aitäh!